tere tulemast mootorite maailma. Siin selja taga on võidusõiduauto Toyota Corolla WRC, millega võideti ülekaalukalt autoralli Eesti talv, mis oli ühtlasi ka Eesti meistrivõistluste esimene etapp. Sellest tänast saadet alustamegi. Selle ralliga sündis ka uus paar, Margus Murakas, Toomas Kitsing. Kumb siis selle tiimi ristisa on? Eks ta mõlemad poole ideedega nagu sündis pool aastat tagasi, et mõlemil olid nagu mingid võimalused, teadmised siia sellesse projekti panna ja tänaseks on tõesti õnnelikult teoks saanud. Margus, sul jäi autoga kohanemisaeg küll ülilühikeseks. Nojah, selle jõulude ja aastavahetuse virvarris ja see on teada, et see Eesti esimene võidusõit jaanuari keskel, see on alati selline ülepea minek, aga et ta meil nii üle noadera läks, sellele me muidugi ei osanud arvata, aga nii ta läks, aga saime hakkama. Teil kiire autoga mingit koostöö varianti ennem ka ei olnud, et kas klappis kõik kohe nii, nagu kujutasid ette? Klappis hästi küll, aga niimoodi ma ette ei kujutanud seda, et ma ei kõige oma positiivsemas unenäos ei oleks osanud arvata, et Margus selle autoga nii kiiresti kohaneb kohe esimesel kiiruskatsel, kuna tegelikult ta sai sõita üksinda metsa vahel ainult umbes 20 kilomeetrit nagu sisuliselt auto proovimine ja nii-öelda õigeks võidusõiduks kokku me istusime tõepoolest alles esimesel kiiruskatsel. Võidusõit algas pimedas ja see oli ka mõnele Läti külalisele päris saatuslik, aga teil ei olnud mingit probleeme. Meil ei olnud õrna aimu, kui kiired me selle autoga oleme, ei olnud võimalik teha mingisuguseid eelnevaid teste, et mingid eelnevad perioodide aegu kellegilt võrrelda. Ja alustasime pimedas nii rajult, kui saime, et õnneks nii palju nüüd üle ka ei riskinud, et oleks midagi väga teravat juhtunud. Püsisime tee peal ja 2 esimest katset me tõesti pingutasime palju ja ka konkurentide näpuvigadele tekkis väga soliidne edu oma teiseks päevaks, mis andis võimaluse juba olukorda kontrollida, et see oli nagu sõidutaktika pool. Tundus nii kõrvaltvaatajana, et teisel päeval oli sõidus reserve? Jaa, kindlasti oli palju reserve, et me siin nagu 2 inseneri nagu me oleme, et peame nagu pisut mõtlema rohkem ja arvutama, et mida on mõistlik teha ja kindlasti sellise edumaaga ei olnud aja peale mingit mõtet sõita, vaid võidu peale ja nii me tegime ja Margus sai nagu rahulikult autot proovida, et viisime nagu ellu midagi seda testi lähedast, mis meil ära jäi. Päris nii muidugi ka öelda ei saa, et kui seal kindlasti võistlusmoment oli. Margus, sa oled rallit juba päris kaua sõitnud, päris mitme paarimehega, päris mitme autoga. Kas võib öelda nii, et see oli selline unelmata auto, millega sa oleks tahtnudki sõita? Ei, kindlasti ta mingisugune nii-öelda unelm võib olla, aga samas ma pean ütlema ka seda, et vaatamata oma pika võistluskarjäärile ei ole ma enne ühtegi võidusõitu nii keerulises ja raskes seisus olnud kui seekord, et nii palju oli uusi elemente, et päris sellise küsimärke oli muidugi palju, aga läks õnneks. Kui ralli peale mõtlesid ennem, et kellega selline ajavõrdlus võiks tulla? Ega me ei julgenud päris tähendab isiklikult ise ei julgenud küll loota, et nüüd päris siin Raidami Käo Veerimaga jõuame ehk rinda pista, sellepärast kõik väga kiired sõidumehed, kiired autod ja Veerimaa veel eriti soomlasena tuntud hea talvespetsialist, et talvel ta on eriti kiire veel olnud täna oma suurele kogemuste pagasile, aga me arvasime, et kui me midagi sinna, mina arvasin, et kui ma sinna midagi nendel lähedalegi saaks, et siis oleks juba hästi. Mis selle autoga nüüd edasi plaanis on? Esialgu tuleb teda kindlasti tundma õppida, et meil on nagu hästi palju igast tehnilist materjali kaasas ja peame nagu nii mehaanikud peavad nagu täpselt selgeks tegema endale kõik selle auto iseärasused, mis on loomulikult teadmiste ja jõukohased ja mida saab ise teha. Ja järgmine kodumaine võidusõit on kindlasti alles nagu ikka maikuus Tallinna ralli, aga võib-olla tekib ka muid ideid praegu. Ei oska öelda, et kindlasti oleks hea, kui Margus saab vahepeal ka kätt proovida. See on ilmselt selline auto, et sinna rooli kibeled tagasi. See on sul õige tähelepanek muidugi. Edu selleks!